Tervist kõigile, siin Mõtlemaatika ja meie tänane teema on täisnurkse kolmnurga geomeetria 9. klassile. Alustamegi siis koheselt. Pythagorase teoreem on üks kuulsamaid teoreeme matemaatikas, eriti geomeetrias. See kehtib ainult täisnurksete kolmnurkade puhul ja seob omavahel hüpotenuusi ja kahe kaateti pikkused. Teoreemi autor on kuulus Vana-Kreeka matemaatik Pythagoras. Teoreemi põhivalem on A ruut plus B ruut võrdub C ruut, kus A ja B on täisnurga moodustavad küljed ehk kaatetid ja C on täisnurga vastaskülg ehk hüpotenuus. Leiame hüpotenuusi pikkuse, kui A võrdub 3 cm ja B 4 cm. Paneme arvud algsesse valemisse ehk siis 3 ruut plus 4 ruut võrdub C ruut. Korrutame arvud välja ruudust, 9 plus 16 võrdub C ruut. Liidame arvud kokku, 25 võrdub C ruut. Võtame ruutjuure, et saada lahti ruudust, C võrdub ruutjuur 25 ja vastuseks saame, et C võrdub 5 cm. Leiame kaateti pikkuse, kui A võrdub 5 cm ja C võrdub 13 cm. Paneme arvud algsesse valemisse, 5 ruut plus B ruut võrdub 13 ruut. Korrutame arvud välja ruudust, 25 plus B ruut võrdub 169. Liidame arvud kokku, B ruut võrdub 144. Võtame ruutjuure, et saada lahti ruudust, B võrdub ruutjuur 144 ja vastuseks tuleb, et B võrdub 12 cm. Eukleidese teoreem, tuntud ka kui kõrgusteoreem, on veel üks oluline teoreem täisnurksete kolmnurkade geomeetrias. See teoreem seob omavahel täisnurkse kolmnurga hüpotenuusi, selle kõrguse ja kaatetite projektsioonid hüpotenuusile. Eukleidese teoreem sisaldab kahte põhivalemit. Kõrguse valem ehk hüpotenuusi kõrguse H-valem. H-ruut võrdub põh korrutada Q-ga, kus põh ja Q on hüpotenuusi segmentide pikkused, mida kõrgus jagab. Kaatetite valemid A-ruut võrdub PC ja B-ruut võrdub QC, kus A ja B on kaatetite pikkused, C on hüpotenuusi pikkus ning põh ja Q on hüpotenuusi segmentid. Leiame segmentide pikkused, kui H võrdub 6 cm. Võtame jällegist valemi ette ja paneme vajalikud andmed sisse. Vastuseks saame, et segmentide pikkuse korrutis on 36 cm. Kui segmentide pikkused P ja Q on teada, saame neid kasutada järgmistes valemites. Leiame hüpotenuusi pikkuse, kui A võrdub 8 cm ja B võrdub 5 cm. Paneme andmed valemisse ning siis jagame 5-ga, et saada C kätte. Vastuseks saame 12,8 cm. Korrapärase hulknurga all mõeldakse hulknurka, mille kõik küljed ja kõik nurgad on võrdsed. Korrapärase hulknurga pindala leidmine on oluline oskus geomeetrias, mis võimaldab meil arvutada pindala ilma seda tegelikult joonestamata. Valemeid pindala leidmiseks on meil 2. Esimese valemiga peame teadma nii mitu nurka on, küljepikkust ja raadiust, aga teise valemiga, kui on ümbermõõt juba leitud, peame teadma ainult raadiust. Leiame korrapärase kuusnurga ehk heksagooni pindala, kui A võrdub 6 cm ja R võrdub 7 cm. Siin kasutame me esimest valemit, paneme numbrid sisse ning vastuseks saame 126 cm. Leiame korrapärase viiekülgse hulknurga ehk pentagooni pindala, kui suur P võrdub 25 cm ja R võrdub 8 cm. Kuna ümbermõõt on meil leitud, võtame ette teise valemi. Vastuseks saame 100 cm. Selleks saime tänane 9. klassi teema läbi. Kui oled praegu kordamas teemasi põhikooli eksamiks, soovitan sul vaadata mu kanalil olevaid eelmiste aastate eksamite lahendamisvideosi, need kindlasti aitaksid sul asjad paika saada. Loodan väga, et teile video meeldis ja kindlasti ka likeige, kui sellest kasu saite. Kuniks järgmiseni videoni, nägemist!